Hei. Ei. Ma arvan, et ma olen autist. Miks sa nii arvad? Ei tea, mul on siuksed suhtlemis- ja mõtlemisprobleemid. Ahaa, aga kas sul mõni erihuvi ka on? Mis on erihuvi? Erihuvi on kas või mingi hobi või teema, mis autiste väga huvitab. Aga see kestab palju kauem kui neurotüüpilistel inimestel. See võib kesta kas ainult paar kuud, mitu aastat või terve elu isegi. Tahad sellest midagi rohkem teada? Jah. Tule siis minuga kaasa. Ma valisin oma koolist välja 2 õpilast ja 1 õpetaja, kes räägivad meile oma erihuvidest. Kõige esimesena räägib meile põhikooli õpilane Christopher. Mu nimi on Christopher ja ma 13-aastane, ma käin 5. C-klassis. Ja okei, siis millised on kõige lahedamad koolivälised tegevused sinu jaoks? Nagu väljaspool? Jah. No, mu lemmik on ikka parkuurida, ei ole sõpradega väljas. Väga palju käin parkuuridel ja siis ma käin tänavatantsus ka. Mu hobi. Okei. Ja kuidas ja millal sa said teada oma hobist? Umbes 2022 olime õpetaja ja mu klass ja mu EMS olime ja läksime kesklinna. Lastekaitsepäev oli, siis me nägime mingid inimesed tantsisid seal ja siis õpetaja ütles, mine proovi seda ja siis ma läksin proovima ja seal ma tutvusingi sellega. Okei, ja miks see hobi siin nii väga köidab ja mis sulle selle juures nii meeldib? Sest seal saab oma iseloomu ja sa saad tugev ja sa saad näidata inimestele, vaata mind, vaata, ma olen nii äge. Ja saad oma karakterit väljendada mängid jalgpalli, ei, korvpalli. Teed ükskõik mida, saad ükskõik mida teha. Okei, tore. Kas sa soovitaksid seda hobi teistele inimestele, nagu oma tuttavatele või nii? Jah, soovitaks, sest seal saab me teeme jõudu ka seal, et saad tugevamaks, saad palju teadmisi ja seal on lõpus ka sest treenerid teevad ka nalja mõnikord, mis on väga äge. Kui ma olin 6 aega trennis, siis mul tuli üks klassikaaslane nimega Sander tuli ka trenni proovima seda ja siis tuli mul veesõpru ja siis oli nii äge, saime koos rääkida, hängida, mõnikord pidusi. Lahe oli. Ma tahan tulevikuks saada sõduriks või tänavtantsu treeneriks ja 3. õpetajaks, sest õpetajaid on vähe ja neid on vaja. Väga tore. Sellega lõpeb meie vaheline intervjuu sinuga ja me lähme nüüd edasi kellegi teise poole. Teisena räägib meile üks õpetaja. Mis on teie nimi ja kui kaua te olete koolis töötanud? Tere, minu nimi on Riina Pärli ja ma olen siin koolis olnud 3 aastat. Millise õpetajana te töötate? Olen kuni 4. klassi õpilast õpetaja. Õpetan eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust ja loovat. Kas teil on hobisid ja huvialasid või erihuvisid? Jaa, mul on olemas hobid. Näiteks laupäeval ma lähen raftiga sõitma Emajõele, siis mulle meeldib ka suvel kanuuga sõita, supi ja aerulauaga sõita. 19. aprillil oma sünnipäeval lähen ma siis oma sõbrannade seltskonnaga Võhandu maratonile 100 kilomeetrit sõitma.
et hobid on seotud veega. Kui oleks võimalik, siis ma käiks iga aasta ka Egiptuses sukeldumas, et seal ma olen ainult ühe korra käinud, et see muinasjutt, mis Punase mere põhjas on. Raftid ja kalad ja korallid ja, mitte raftid, korallid. Ja. Okei, ja kuidas sa selle hobini jõudsid ja kuidas sa sellest teada said põhimõtteliselt? Ma sain teada oma sõbrannade kaudu, kuna ma olen enamasti julge, mulle meeldivad uued väljakutsed, siis ma enamasti ütlen jah ja proovin uusi asju. Et tänu sõbrannadele ma olen avastan siis tee veespordi juurde. Miks see sulle siis nii väga meeldib? Mis selle juures sind köidab? Veespordi juures mulle köidab, et ma pean pingutama. Et mõnikord on hetki, kus näiteks võhandummaratoni sõitel, et ma sooviksin alla anda, aga mul on eesmärk ees. Ja see pingutamine ja väljakutse mulle meeldib. Kuidas ja kui palju on see hobi sinu elu muutnud? See hobi on minu elu muutunud nii, et ma olen enesekindlam ja julgem. Ja tean, et ma olen võimeline ka midagi sellist tegema, mida ma varem arvasin, et ma ei ole. Kas sa soovitaksid oma hobi teistele ka? Jah, kindlasti soovitan. Kas sinu hobil on olnud ka sinu jaoks sotsiaalsel tasandil negatiivseid külgi, nagu ma mõtlen, kas sind on hobi pärast kiusatud või eemale tõugatud ka? Ma loodan küll, et mitte. Ei, mind ei ole kiusatud, pole eemale tõugatud, pigem olen saanud imetlevad kommentaare, et ma olen tubli ja ma olen julge. Kas sa oled tänu oma hobile leidnud ka sõpru ja tuttavaid? Jaa, olen leidnud, kuna hobide juurde ma saingi tänu oma sõbrannadele ja võhandumaratonil kõik paadid, kanuud ja süstad, mis mööda sõidavad, et seal tuleb uusi tuttavaid küll juurde. Võhandumaratonil ma lähen seekord teist korda, eelmine aasta oli esimene kord ja raftiga oleme sõitnud. 6 oleme raftis. Kui aus ole, siis seal väga palju nalja ei saanud, sellepärast, et mõnikord oli raske, mõnikord oli soov alla anda, aga kuna soov oli saada ka medalit ja jõuda lõpuni, et meie nagu sõitsime, kuna me olime esimest korda, 19,5 tundi seda raftiga. Et see aasta proovime seda tulemust parandada. Et eelmine aasta oli väidetavalt kõige külmem võhandumaraton, temperatuurilt, et osad, kes seal süstaga mööda sõitsid, neil oli nokamütsi otsas jääpurikad olid. Et loodame, et see kord on maraton soem. Et ei ole niimoodi, et öösel sõidad ja siis lund sajab. Meie raft oli naiste raft ja mis pakkus mööda sõitvatele inimestele, kuna raft on selline aeglane, siis süstad kanuud vaatasid, naiste raft. Et naiste raft oli selle võhandummaratoni kas eelmine aasta 5 või 6, et neid oli vähe. Meie raft muidugi naiste arvestuses saime viimase koha, aga vähemalt lõpetasime. Et see on nagu oluline, et jah, et puhtalt naiste raft ja seda põhimõtet me jätkame, et mehi me enda rafti ei võta. Jah, kui ma oma hobiga tegelen, siis ma ei mõtle oma tööle. Ma puhkan, ma maandan ennast ja kui ma tulen uuesti tööle, siis ma olen rõõmsam, energilisem, siis minu pea on sellel, kui ma tegelen oma hobiga, mõelnud ainult hobi peale. Et ma ei mõtle mitte kellegi teise peale, kui ma sõidan, sest veesport on piisavalt väljakutseid pakkuv, et sa ei jõua väga mõelda kõrvalistele asjadele. Tore. Ja sellega me lõpetame teie intervjuu. Aitäh teile. Aitäh, väga tore oli. Ja viimasena on meil meie kooli gümnaasiumi õpilane Mart. No tere siis, Mart. Sina oled meil viimane intervjueeritav. Tahaks nüüd teada sinu nime, sinu klassi ja sinu vanust. Tere, ma olen Mart Nuume. Ma olen 11. klassis.
ma olen 17-aastane. ja mis siis on see sinu erihuvi või hobi, millest sa meile täna räägid? Mulle väga meeldib kokandus, praadimine, siis seesamune ahju asjade panemine ja muidugi ka küpsiste valmistamine. Väga tore, et mille pärast sulle see kokandus nii väga meeldib, nagu mis sellest siin nii väga köidab? Sest see on eluks vajalik oskus ja alati on tore milleski hea olla. Kuidas sa oma hobiga tutvusid, nagu kas keegi soovitas seda sulle või sa leidsid selle ise? Mu vanas koolis ehk siis Tallinnas mul oli seal kokandusring, milles ma õppisin väga palju kokkamist ja suurem osa neid retsepte, nagu näiteks õunapirukad ja kõik selline värk. Mulle meeldib teha küpsiseid, muffineid, siis mõnikord panniroogasi ja teravaid toite ka. Mulle meeldivad eriti pärmiga tooted, sest pärm paneb toidu kerkima ja kerkimisel tekib õhukiht sinna alla ja jah, see ongi krõvedam. Ma mõnikord harva isegi teen mõne suurema panniroa, nagu näiteks makaronid juustuga, pannivorm, millesse ma lisan vorsti, siis seda sammust spinatit, päikskujutatud tomatit ja see on enam-vähem kõik. Ma ütleksin, et kokkamine on mu elu kõvasti paremaks teinud, sest ma lihtsalt kasvasin üles kodus, kus nagu ema ja isa polnud tihti kodus. Nii et ma ei kasvanud üles väga palju nende poolt tehtud toitudega. Okei, kas sinu hobi on sulle nagu toonud juurde ka sõpru või tuttavaid, nagu oled sa kellegiga tutvunud oma hobi tehes või nii? Jaa, ma olen päris mitme inimesega tutvunud läbi hobi, ehk siis kokanduse. Ma ei kavatse nende nimesi öelda siin, aga nad on väga lahedad ikkagi. Okei, kas sa kavatsed nagu tulevikus ka selle endale kokalaadse ameti leida või sa kavatsed teha midagi muud, ehk siis kelleks sa kavatsed suureks saada? Ma kavatsesin hakata ärimeheks, et ma saaksin nagu enda põhimõtteliselt kommivabrikud luua, kus ma teen käsitsi komme ja muid selliseid asju, nagu näiteks šokolaade. Kas sul on ka öelda mingit lõppsõna, sest see on meie viimane intervjuu siin koolis ja meil oleks vaja nagu lõpetada millegi heaga? Järgne oma unistustele, ükskõik kui absurdid need ka poleks. Need ei ole nii absurdid kui ükski minu oma. Tore, aitäh sulle. Noh, mis sa arvad? Jah, ma vist ikka olen autist. Tere tulemast klubisse, mees! Äkki lõpetame? Ei!